Ma sain kõigest aru nüüd. Uuesti PlayStationi pole ühtegi probleemi. Pole vähemalt konflikti, nad lihtsalt kõik on accessibility's. Kõik. Ja mina muidugi pole seal kunagi käinud. Üks sõber, laste sõbra isa on pühendanud oma elu accessibility sideettevõttele. Või on seal osas sageli vähemalt, ma ei näe siin. Aga ma tean seda, aga ma ei ole seal käinud. Accessibility, see puudega inimestele side või inimestele side, kes ei tea selle kodus üldse. Aga muidugi on selline. Sony on teinud PlayStationi kõvasti. Eelmise seeria läbi müünud, PlayStation 4 on läbi müünud, teeb uue, parem PlayStation 5. Ostan PlayStation 4 järelturult. Kohe kõik korras. Ma ei ole seda isegi, nad ei ole jõudnud seda veel pappkasti isegi panna. Juba kõik korras. Lapsed tunnevad ära kuidagi, et sa oled läinud accessibility ossa. Ja need ei maksa palju selles suhtes. Mu täis suva sellest, see mingi suhtumine on juba selle tasa teinud, see, et sa proovid sinna minna, on juba selle tasa teinud. Aga mõtlen, et see ei tule sihukese asja peale. Ja vaat selle peres mulle meeldib Xbox. Nad vaata, mida kõigil lihtsalt teevad neid dev-asju, arendajas. Nad on lihtsalt pühendunud sellele. Ja seal on teine klient, seal ei ole neid accessibility inimesi. Ja siin on kõik need accessibility inimesi täis. Puudega inimesed, need, kes ei ole kuulnud arvutimängudest või videomängudest. Siin on kõik need. Ja mina ei ole seal kunagi käinud lihtsalt. Ma ei teanud. Või ma ei tea selle kohta. Ja need ettevõtted, kus ma ostan neid konsoole, see ütleb ka, et ära proovi ise teha. Meil on see, anna lihtsalt hästi natuke raha ja meil on need olemas. Kus sa, see tule sihukese asja peale. Ütleme, sa istud kuskil koopas, see tule selle peale, et ehitada see PlayStation inimestele, mis asub luksusliku maja keskel. See ei tule sihukese asja peale. Aga need, kes on selle accessibility, need tõelised, need teavad seda, need on selle ammu teinud, seal on luksuslik hoone, luksuslik eluruum, mille keskel on see PlayStation, soovitavalt siis uusim või võimalikult parima kvaliteediga. Parim kvaliteet, vaatasin need PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, neil on ikka natuke nadi, sa ei viitsi isegi panustada neile mingit 10 eurot, vaatan mingi PlayStation 3 ja 17 pluss 18 pluss mänge täis, toode, mida keegi ei taha, ülihea mängu muidugi, ülihea mängu PlayStation 3-le, mida keegi ei taha, ega ma ise ei viitsi neid ju mängida, ma ise ei taha neid ju mängida. See arvab, kes on pannud selle ilmselt sinna vahendajasse müüki, ma ei tea, kuidas see on tehtud, see ilmselt arvab, et täiskasvanu tahab seda mängida. Ta vaimustas nendes mängudes, seda proovib, seda vaimustas müüa. Aga minul on väiksed lapsed ja klient on ka üldiselt väike laps praegu või keegi, kes ei tea üldse. Need on kohkud, kui see on liiga seal, et mingi vägivaldsem halo, kindlasti mitte, et pigem see ostsin mingi kosmose avastamise mängu, prooviks, et kas see PlayStation on hea mõte. Teda tahaks küll ise mängida, mingi 7 pluss kosmose avastamine. Teda tahaks mängida, minul on selles suhtes mõnikord või sageli on mul suva sellest vanusegrupist, kui ma ise mängin. Ja mind ei huvita, et just täpselt, kas ma mängin 18 pluss mängu või 2 pluss mängu. Et see on mõlemad on lahe. Aga neil on hästi tähtis need fännidele, et oleks 16 pluss, mis on natuke retsi, 17 pluss sees. Kus sa võtad siukse neile? Kus sa võtad sellise neile? Peadki ostma need Eestet, mida tahetakse. Ja ootamatult on see järelturg või see on järsku täis. Super üllatus on positiivne. Minu jaoks super üllatus, ega neid ei olnud saada eriti nii lihtsalt e-poest. Jah, et kui sul on see raha, 1000 eurot, see võib minna sinna füüsilisse poodi ja sealt. Aga kus ma võtan selle aja? Aga nüüd ma saan e-poest mõne klikiga. Ei maksa palju, mingi 100 eurot saab proovida, mis see konsool. Wow, ülihea konsool, teine veel. Ja neil on muidugi naljategu neid toimetada saata siia. Neil lihtsalt tahavad raha. Ja kui raha natuke on kuskilt saadud, siis töötab. Ja siis see veel. See luksusliku koduprojekt sinna juurde, et ma olen Indias ja töötanud külaliste majas tegelikult. Nõusi pesnu toitu teinud, isegi toitu serveerinud,
natuke näitas seda magamisruumi asja, aga noh, sinna eriti ei lubanud, et noh, see ei ole mulle, töötasin pigem seal köögis. Ma olen töötanud külaliste majas, ent oma hotell on ja nullist või noh, hoone tegelikult olemas isegi, mingi noh, laste hotelliga saaks hakkama, ja siis noh, täiskasvanu ilmselt tahab midagi paremat, et noh, luksuslik eluruum või hotellini ja noh, mina olen videomängudele spetsialiseerunud, kuigi ma ei tea seda valdkonda, aga mulle meeldib enne sellel, ma ei tea, amatööri või asjaarmaste, kellele meeldib enne selle videomängudes. Et noh, need käivad, sobivad hästi kokku ja noh, et see kokakunst on ja vaatasin, et kiirtoit on täiesti puudu, et noh, see on suured jamad, et küsitakse hästi head toitu, noh, ma ei tea, mingit rammusat, no seda on, seda muidugi eemaldatakse, kuna need lapsed liiga palju käivad seal. Ja siis on mingid hästi väiksed snäkke, aga kiirtoit on puudu, sealt vahet, ja sellega on mingi hullult jama, seda ei ole, kes see teeb mõni head kiirtoitu ruttu, Ma olen töötanud kiirtoidu ettevõttes, vegan kiirtoidu ettevõttes. Ülisuur nõudlus, hästi palju tahetakse, aga ettevõtted ütlevad, et nad ei suuda seda teha, boss ütleb, et ta ei suuda seda teha, et see no ei tule otsaga kokku, et nad ei oska ka teda eriti pakkuda, mingit Krishna templi pühendanud, et nad ütlevad, noh jah, vegan kiirtoit, proovime kohe teha, meeletu nõudlus, aga noh, ei suuda ja ka ei oska seda pakkuda, või noh, mind sinna tööle, kes pole seal kunagi töönud, või noh, oli, noh, palgad muidugi kõrged, käive meeletu, aga noh, vaevu tuleb otsasega kokku, noh, et tuleks teha kiirtoidu ettevõtte, hotelli ettevõtte või külalistmaja pigem hotelli ja siis see accessibility mängude suunas on rohkem. Noh, on olemas. Üliideaalis on ja luksuslik eluruum või see hotellipidu on ja hotell teeb peo on ja kus on kõik see olemas. Jah, vaimustus, et allpool on kergem, ma mängisin liiga kõrgele üksi, aga allpool, kus madalam panused on lihtsam.